Tere kõigile! Minu nimi on siis Maris Tammet. Ma olen enesearmastuse ja õnneliku elu coach, mentor, teejuht ja siis kogemusnõustaja. Ma olen kogemus- ja elamus OÜ ettevõtja, looja ja minu elu siis missioon on aidata inimestel jõuda siis enda tõelise minani, enesearmastuseni, õnneliku eluni. Ja need 3 asja on kõik omavahel seotud. Inimene tahab olla õnnelik, seda me teame, me kõik tahame olla õnnelikud. Aga millegipärast meie elus juhtub asju pidevalt, mis meid takistavad. Ja me ei saa aru, miks. Me ei mõista seda. Ja selle tõttu tulen mina mängu, et ma aitan teil mõista, miks see nii on. Ma aitan seda muuta, et teie elu tõesti liiguks päriselt selle õnneliku elu poole ja te jõuaksite, saavutaksite õnneliku elu. See teekond on minu poolt siis hästi üles ehitatud erinevates kursuste coachingute poolt või programmide poolt, et kus sa saad neid samme teha päris kiiresti. Et minul on võtnud aega see pikemalt, sest mina pussisin üksi, ilma siis konkreetse toetuseta, kes oleks pannud mulle need juhised siis ette, et kuidas siis selleni jõuda. Ja sellepärast ongi, et kuna mul on oma kogemus seda kõike läbi teha, siis seda enam olen ma väga hea inimene, kes saab anda edasi seda infot täpselt niimoodi, et inimene, kes on sarnases olukorras või sellises kohas, kus ta ei ela siis õnnelikuna, ei ela iseendana, on rohkem kameelion, sest kuskil 5 aastat tagasi olin mina siis täielik kameelion veel, et ma elasin teiste jaoks. Mina olin viimasel kohal oma elus. Minu igapäevased mõtted olid enesetapumõtted. See ei tähenda, et teil peab need sellised olema, aga ma ei olnud rahul oma eluga. Ma olin hästi konfliktis iseendaga, ma vihkasin iseennast tänu sellele ja mul elus kogu aeg toimus midagi. Kogu aeg juhtus midagi, ma olin siuke põhimõtteliselt enamus inimesed ütlesid ja ma jäin uskuma seda, et ma olen sitamagnet. Ja see tunduski, et ma olen, sest minu elus juhtusid asjad, mis nägid välja nagu seebiooperis saaks juhtuda selliseid asju, et siin vahepeal oli siuke tunne, et see ei ole reaalne. Et kuidas on võimalik üldse selliseid asju elus kogeda. Et ja tänaseks ma siis olen jõudnud selle punktini, kus ma tean, miks ma olin see sitamagnet. Ma olin see sitamagnet sellepärast, et ma võtsin endal uskumuse, et ma olen sitamagnet. Ja mida teeb sitamagnet? Sitamagnet tõmbab sita ligi, vabandust väljenduse pärast, aga lihtsalt, et ta oleks kõige paremini mõista. Ja kuna ma olin iseendaga konfliktis, ma ei elanud iseendana. Ma olin kameelion kogu aeg, mul olid tohutud maskid. Ma vahetasin värvi vastavalt siis seltskonnale, vastavalt inimestele. Ja ma ei olnud kunagi mina ise. Ma ei olnud 5 aastat tagasi, ma ei olnud isegi üksi olles mina ise enam. Mis siis tekitas minu enda sees meeletut konflikti, sealt tekkiski see enesevihkamine, sest tegelikult ma vihkasin siis kõike seda võltsi poolt, mis oli siis aastate jooksul, kuskil 20 aastat, olin ma siis kameelion, lõin neid maske, ehk siis selle 20 aasta jooksul
ma tegelikult olin konfliktis iseendaga, sest ma ei elanud iseendana. Ja siit tulebki see, et kuna ma olin nii konfliktis, siis tekkiski see enesevihkamine, sest ma vihkasin kõike seda võltsi poolt, mis ma olin. Ja sellega seoses, miks üldse tekkis see kameeleoni efekt või siis need maskid, see tekkis sellest, et ma kogu aeg üritasin olla siis või nagu ma tõstsin ju kõik teised endast ettepoole ja ma kogu aeg üritasin olla kõigile teistele ideaalne, perfektne. Aga nad kogu aeg tahtsid veel ja siis sa üritasid veel ja siis sa lõpuks ei mõistnud, miks inimesed ei aktsepteeri sind. Inimesed ei aktsepteerinud mind sellepärast, et ma olin võlts. Ma olin võlts. Ilma, et ma sellest ise aru sain, sellepärast, et ma võtsingi kõik need maskid, kõik selle kameeleoni osa, võtsin ma endale. Et see olengi mina. Ma arvasingi, et see olen mina ja see on õige, aga tegelikult see ei olnud mina. Ja siis sellega seoses tekkis ju konflikt teiste inimestega, sellepärast, et nemad tunnetasid ära, et ma ei ole tõeline, ma olen võlts. Ilma, et nad midagi ütlesid, lihtsalt seal tekkisidki, et nemad tunnetasid selle, kehaliselt tunnetasid ära, mille tõttu nad siis ei aktsepteerinud mind. Et seal ei olnud seda mõistuse tasandil, ei saanud kumbki pool niimoodi aru. Et see toimuski kõik siis sisemiselt. Ja sellega seoses siis see teine inimene ei aktsepteerinud mind ja mis tekitas minus veel suuremat seda vajadust, et ma pean veel rohkem olema ideaalne ja perfektne. Et ma ei ole piisav. Ja tänu sellele, et minu sees see kõik toimus, jõudsime siis punkti, kus käis täielik kannapööre lõpuks, sest küll oli see pool aastat siuke lihtsalt põhjas olemist, ilma tunnete, ilma mõtete, ilma absoluutselt kõigeta. Ja siis käis see kannapööre ja ma esimest korda elus hakkasin avastama, kes olen päriselt mina. Mida ma päriselt tahan, miks ma siin elus olen. Ja sellest hetkest saadik siis, see toimus siis 2019. aasta lõpus, kus ma selle panin endale siis, ütlesin endale, et ma võtan aasta, et selgitada välja, kes olen mina päriselt. Tänaseks on sellest aastaid möödas. Ma tean, kes ma olen. Ma ei kasuta enam kameeleoni efekti. Ma järjest koogin ära kõik vanad maskid. Jah, on veel isiklikult, on veel paar maski, mida ma aeg-ajalt ette võtan, aga ma märkan seda ja ma katkestan ennast. Et ma ei lase siis sellel ühiskonnal ega mitte millegi muul ennast uuesti muuta. Et ma peaks olema kameeleon. Ja ma olen jõudnud siis selleni, et kuna ma aktsepteerin ennast sellisena, nagu ma olen, ma tean, kes ma olen, sest ma olengi avastanud oma tõelise mina, mille tõttu on palju kergem aktsepteerida iseennast, armastada iseennast, sest ma olen tõeline. Sest miks mul oli varem raske aktsepteerida siis iseennast ja armastada iseennast. See oligi seetõttu, et ma ei olnud mina ise. Nagu ma ütlesin, mul tekkis konflikt iseenda sees kõige selle poolega, mis ma olin siis selle kameeleoni efektiga tekitanud nende maskidega, ehk ma ei olnud reaalne. Ja sellega tekkis siis konflikt iseenda sees, oli hästi raske
iseennast aktsepteerida, sest ma ei olnud mina ise. Oli raske ennast armastada, sest ma ei olnud mina ise. Tänaseks olen ma siis avastanud, kes ma päriselt olen. Ja iga sammuga, mis ma iseendas avastasin, kes ma päriselt olen, avastasin ma imelisi asju, võrratuid asju, sest ma olen imeline, nagu ka olete teie. Ja see andis nagu tegelikult väga suure tõuke, et aktsepteerida iseennast ja armastada iseennast. Ja tänaseks ma mõistan, miks ma seda varem ei suutnud teha, just sellepärast, et ma ei olnud mina ise. Ja kust tuleb see efekt, et inimesed siis ei ela iseendana? Sest väga paljud ei saa aru, mis mõttes tõeline mina. Siit tulebki, mina ka ei saanud aru, et tõeline mina on see, kui sa suudad igas seltskonnas olla sina ise. Sa igas seltskonnas täpselt samasugune. Jah, okei, seal on nagu natukene selle, et mõnes kohas sa tõesti oled natukene viisakam, mõnes kohas sa nagu lased ennast natuke rohkem vabaks, aga see ei tähenda seda, et sa paned täiesti maskid ette. Vaid see, et sa avaldadki oma arvamust, sa ütledki nii välja, nagu sa ütled. Kui sa oled, kuidas ma ütlen siis, rohkem selline maainimene, siis sa kasutadki rohkem nagu neid maaväljendeid, ja kui sa oled linnainimene, siis sa kasutad rohkem sükest linnainimese väljendeid, aga sa teed seda igal pool. Ma ei ürita siis igas seltskonnas kuuluda seltskonna. Ma ei ürita olla osa sellest hallist massist, vaid ma olen mina ise ja ma särangi seal. Ja mis siis? Ja kõige sellega seoses siis, kus tegelikult tuleb see kõik? Mis on see algpõhjus? Mis viib inimese nii kaugele, et ta kaotab iseenda? See algab lapsepõlvest. See võib isegi alata siis eostamise hetkest. Üks variant eostamise hetkest, mis siis tekitab inimesele väga palju konflikte endasse ja uskumusi, on see, kui sinu vanemad ei soovinud sind. Või see võis ka olla see, et nad ei olnud valmis sinu tulekuks. Mis siis tegelikult kõik, mida siis ema tunneb, samal ajal kui ta last kannab, laps tunnetab seda ja lisaks, kes siis kõhus on, ja lisaks samamoodi ka väljaspoolt ta tunnetab seda. Ja ütleme, kui sinu vanemad ei olnud valmis sinu tulekuks, jah, on ka olukordi, kus nad võib-olla ei tahtnud sind. See võis olla lihtsalt sellest, et vale hetk oli nende jaoks, et nad ei olnud valmis. Samamoodi, mis mõjutab on näiteks, kui sinu vanemad soovisid näiteks poega, aga näed, tuli tütar, et juba sellised asjad hakkasid meid mõjutama. Juba nendest sai meile siis uskumus, et meil ei ole õigust elada. Meid ei taheta, ei oodata siia ilma ja me ei ole ideaalsed. Juba sellest hetkest, kui sa olid kõhus, tekkisid uskumused. Jah, kellel ei ole selliseid, võib-olla siis hilisemas eas, et näiteks olid 2-aastane ja kogesid siis mingit olukorda, kus sa tundsid, et ma ei ole piisav. Ja sellest tekkis uskumus lapsele, ehk siis siis kui sa olid laps, siis sulle tekkis uskumus, et sa ei ole piisav. Ja neid uskumusi on päris palju. Et ongi, et mul ei ole õigust elada, ma ei ole piisav, ma pole väärtuslik, ma ei ole perfektne, kõik siuksed asjad. Ja need uskumused
on siis tulnud meil kogemustest, mis on tekitanud siis selle hingehaava meile oma vanemate poolt. Mitte, et nad seda tahtlikult oleks teinud, ei tasu neid süüdistada, sest me kõik elame oma elu täpselt nii, nagu me oskame. Sellel hetkel me anname endast alati parima. Iseasi, kuidas see välja kukub, on ju. Aga absoluutselt kõik meie vanemad on andnud endast parima sellel ajahetkel, nagu nad oskasid. Nii. Ja täpselt samamoodi, nagu sina annad iga hetk endast parima, alati ei kuku kõige paremini välja, aga sa oled andnud endast parima, nagu sa oskasid sellel hetkel. Ja sellega seoses siis meil tekibki see hingehaav, millega siis süveneb see uskumus, et võtame selle põhiuskumuse, mis paljudel inimestel on, ma ei ole piisav. Ja me saame need lapseeas või siis eostamise hetkes kuni siis umbes tegelikult mingi 5. eluaastani, mõnel on 7. Peale seda kõik, mis meie elus toimub, hakkab toimuma nende uskumuste pealt, mis meil on. Ehk siis, nagu ma mainisin enne, et ma olen sitamagnet, on ju, siis tegelikkuses need uskumused, ma ei ole piisav, on magnet. Ja see uskumus tõmbab ligi olukordi, situatsioone ja siis ka inimesi, mis tõestavad seda, et ma ei ole piisav. Ma loodan, et on arusaadav. Ja sinu sees on nii-öelda see magnet, on ju, või siis teisisõnu, sul on see antenn, mis on ühendatud siis nende uskumustega ja annab seda signaali välja, mis tõmbab siis meie ellu kõike seda. Ja sellega seoses siis, kuna meil on see uskumus ja iga nagu meie elus siis iga päevaga, et mõnel toimub iga aasta, tuleb mingi asi, mis viitab sellele, et me ei ole piisav, et tõestab seda uskumust, kus siis tuleb peale seda uskumust, tulevad need kogemused, on ju, et ma ei olegi piisav. Näete, ma ei ole piisav. Ja peale seda, kuna need kogemused on valusad, siis meie ego tuleb mängu, kes hakkab meid kaitsma selle eest. Meie ego üritab meid kaitsta, aga samas tegelikult ta teeb natuke kahju meile, sest ta ei näita meile seda, et meil on uskumus, et me pole piisav. Vaid tema suunab süüdistuse väljapoole. Et kõik teised on süüdi. Et tema kohtles mind halvasti, tema on süüdi, tema tegi seda, tema on süüdi ja meie ego hakkab seda niimoodi tegema. Ja siis meie ego üritab vältida siis neid kogemusi, et me ei saaks juurde neid kogemusi. Ehk siis üks asi varjab meie eest, et meie sees on mingi uskumus, mis tõmbab seda ligi. Ja teiseks siis hakkab meid kaitsma sellega, et ta paneb meie sisse hirmud. Et võimendab hirmu. Et mäletad, mis vanasti juhtus, et kui sa praegu lähed suhtesse, siis sa saad uuesti teada, et sa ei ole piisav. Et see inimene ei armasta sind. Ehk siis meie ego hakkab sellega mängima. Ja siis ta tekitab selle hirmu meile. Ja siis me kardamegi panna ennast välja proovile. Ja on need paanilised hirmud. Kus need hirmud alguse said? Samamoodi nendest hingehaavadest, millest tekkis siis uskumus. Uskumusest tekkis kogemus. Kogemusest tekkis siis meie ego, kullakallis ego, kes tahtis siis meid kaitsta igatpidi. Ja sellega siis sai loodud hirmud. Et meil on hirmud. Ja selline see ring on. Ja me enne sellest hirmust ja kõigest muust ei tule välja, kui me hakkame tegelema iseendaga. Me hakkame tegelema nende algpõhjustega, nende juurpõhjustega, kus need pärit on. Et see
ma võin teile ausalt öelda, 5 aastat tagasi ma mõtlesin, et see on täiesti jama, mida räägitakse, see ei vasta tõele. Ma isegi ei tahtnud kuulata seda juttu, et see ei ole reaalne, et elu ei saa nii lihtne olla. Elu on lihtne. Meil on lihtsalt vaja need magnetid enda sees muuta ümber, mis on see, et ma olen piisav, ehk me tõmbame ligi siis kõiki neid olukordi, kus me kogu aeg kinnitame endale, et me oleme piisavad. Jah, meie ego ja hirm, et nendest tuleb siis, mida rohkem me siis samamoodi, kui me oleme uskumused ära muutnud, on ju, et kogemustega kogu aeg tõmbame ligi, et näe, me oleme piisav, siis ja me saame aru, kui ego üritab seda saboteerima hakata. Või me, siis ongi hirmuga. Me hakkame seda nägema, hakkame seda mõistma ja kui me oleme kogunud piisavalt neid kogemusi endale, ehk siis rohkem kui neid halbu kogemusi, siis ego saab ka aru, et kuule, et tegelikult on päris turvaline. Et ei olegi see enam nagu seda. Ja siis me oleme, või me tunneme, et me oleme piisavad. Me ei aja taga igasuguseid asju selleks, et tõestada, et me oleme piisav. Vaid me olemegi piisav. Täpselt sellised, nagu me oleme. Ja kõik muud uskumused samamoodi. Ma olen väärtuslik. Need kõik saavad alguse tegelikult nendest hingehaavadest. Aga nagu ma ütlesin, meie ego kaitseb meid nende eest, üritab varjata meie eest seda. Ja seetõttu, et seda päriselt näha ja sellest aru saada, tuleb hakata tegelema iseendaga, sest mida rohkem sa vaatad iseendasse ja ei süüdista väljaspoolt, et tema tegi seda ja tema tegi seda ja kõik on halb, on ju, et see on ohvri roll. Sa kukud ohvri rolli, kui sa hakkad teisi kõiki süüdistama ja terve maailm on halb. See on ohvri roll. See roll on siis tekitatudki sellest meie vahvast egost, hirmudest ja siis alguse on saanud nendest uskumustest ja kogemustest. Ehk siis see järjekordselt viib tagasi selleni hingehaavadeni. Hingehaavad, tekivad uskumused ja aastate jooksul tuleb juurde neid uskumusi. Et on need põhijuur uskumused, mis me siis saame nende hingehaavadega. Ja siis tuleb aastate jooksul, kuna me saame neid kogemusi, on ju, siis me koogime üles need uskumused, mis siis lähevad kokku nende vanade uskumustega. Ehk siis ma ei ole piisav, on ju, siis sellele juurde lisanduvadki kõik sellised uskumused, mis on seotud sellega, et me ei ole piisavad. Täpselt see, et ma olen sitamagnet. Et see on samamoodi tulnud uskumus tegelikult väljaspoolt mind. See on kellegi arvamus olnud, keegi on selle õhku visanud ja kuna see arvamus läks kokku minu siis uskumustega, siis ma omastasin endale ka selle uskumuse, et ma olen sitamagnet. Ja nii kaua, kuni mul oli see uskumus, et ma olen sitamagnet, nii kaua ma tõmbasin oma ellu kogut jama. Kuni ma siis muutsin enda uskumuse ümber. Selleks ma pidin endasse vaatama, ja ma olin endaga päris pikalt tööd juba teinud. Et näha, et mul üldse siuke uskumus on. Ma vanasti, kordasingi, et ma olen sitamagnet ja täiesti normaalne. Kogu aeg tuleb mingi jama, on ju. Ma võtsin omaks selle, aga nagu ma ütlesin, me oleme magnet või see antenn, mis tõmbabki seda ligi. Ehk siis ma kogu aeg tõmbasin endale ise seda jama kogu aeg juurde. Ja ma ei saanud sellest aru. Ma tõesti ei saanud aru. Ja ma arvan, et paljudest inimestest ei saa aru sellest veel, aga te hakkate sellest aru saama. Ja väga lihtsaks ja mõistvaks läheb see asi,
kui sa hakkad endasse vaatama. Sest väga paljude uskumuste puhul me mõttes korrutame, ei, ma olen piisav, ma olen piisav, ma olen piisav, aga meie sees on ikka see magnet olemas, et me ei ole piisav. Ja nagu ma ütlesin, meie ego tuleb mängu, meie hirmud tulevad mängu, mis siis takistavad meil näha neid magneteid enda sees. Just neid, mis ei ole kasulikud meie jaoks. Kui mul ongi magnet, mis räägib, ma olen piisav, see on väga hea, see võib jääda. Aga kui mul on, vabandust, aga kui mul on uskumus või see magnet, et ma ei ole piisav, siis ma ju tõmban kogu aeg ligi seda. Kõiki olukordi, kõiki inimesi, kes tõestavad mulle, et ma ei ole piisav. Ja siis sinu ego saab jälle öelda, näe, ma ütlesin sulle. Et sellest tekib ka hirm näiteks suhete puhul, et suhtesse mineku osas. Et ma ei julgegi enam suhtesse minna, sellepärast, et ma ei ole piisav. Ja eelnevad suhted ka ei ole õnnelikud olnud, et on ka lõppenud siis mingite reetmiste, petmiste või teiste inimeste valikuga. Aga kus see tuli? Samamoodi see tuli sellest, et minu sees oli uskumus, et ma ei ole piisav. Ma ei ole piisav ja siis mulle näidatigi seda, et ma ei ole piisav. Ehk siis minu asemel valiti keegi teine, mis reaktsiooni see tekitab? See tekitab enda sees selle, et ma ei ole piisav. Ehk ma sain järjekordselt tõestuse, et ma ei ole piisav. Ja selliselt meie elu on läinud. Kõik need olukorrad, situatsioonid, kõik see asi, mis juhtub meie elus, me tõmbame selle ise oma ellu. Just selle tõttu, et meil on need uskumused. Ja need uskumused on alguse saanud siis hingehaavadest. Siis tulevad need, on hingehaavad, siis saame need uskumused, ja siis on need ülejäänud aastate jooksul lisauskumused või tegelikult need on nagu teiste ühiskonna arvamused, teiste inimeste arvamused, mis me oleme omaks võtnud. Näiteks, kui sul on uskumus, ongi, et ma ei ole piisav, või et ma ei ole ideaalne ja inimene ütleb sulle, et ma olen ilus, siis see arvamus, ma ei võta seda omaks, sellepärast, et ma arvan, ma ei ole piisav ja ma ei ole väärtus või see ideaalne. Kui see ei lähe kokku minu alguskumustega, ehk siis ma ei võta seda omaks, et ma olen ilus. Aga kui keegi ütleb, et ma olen kole, siis ma võtan selle uskumuse endale. Ma olen kole. Ehk siis need alguskumused annavad meile siis, need on nagu magnetid, mis tõmbavad ka lisaks siis kõike seda negatiivset uskumusi juurde või nagu teiste inimeste arvamusi, et me võtame need omaks, kõik, mis ei käi siis kooskõlas meie nende alguskumustega, need me tõrjume eemale. Näiteks väga paljudel, eriti naistel on seda olnud, kus inimene arvab, et ma ei ole või et ma ei ole ilus, Ja kui keegi inimene tuleb, ütleb, et sa oled nii ilus, sa näed täna nii ilus välja, siis me ei võta seda vastu. Me blokime selle ära, ta teeb mingit nalja või jah, tuleb vastuseks. Teine inimene tuli südames tegelikult ütlema sulle, et sa näed täna ilus välja. See ei olnud vale, see oli täis puhas tõde, aga me ei suutnud seda vastu võtta, sellepärast, et meie uskumus oli, et me oleme koledad ja seetõttu me blokkisime automaatselt selle ära, sest see ei läinud kokku meie sees olevate asjadega. Ja siis, kui tuleb keegi kolmas, kes tuleb, ütleb, et sa oled kole, siis sa võtad selle nii endasse, sul tekivad meeletud emotsioonid, reaktsioonid sellest, ja samamoodi see süüdistamine, tegelikult see, kes tuli, ütles sulle,
mõlemal juhul, kas sa oled kole või et sa oled ilus, mõlemal juhul tuldi tegelikult sulle peegeldama seda, et sinu sees on mingid uskumused, mis oleks vaja ümber muuta, sul on hingehaavad, millest siis on need alguse saanud ja sul on vaja nendega tegeleda. Sulle tuldi peegeldama seda, aga kuna me ei oska iseendasse vaadata, kergem on alati ju näpuga näidata väljapoole, sest jah, tõsi, meie silmad on väljapoole ehk me näeme siis seda maailma nagu väljapoole, aga tegelikkuses on see, et me peaksime pöörama oma silmad sissepoole ja vaatama, mis meie sees toimub. Kes me tegelikult oleme ja kust tegelikult on need asjad alguse saanud? Mis on need asjad, mis meil tekitavad neid uskumusi, neid kogemusi elus, mis on need magnetid meie elus ja nendega tegelema hakata. Ja kui me muudame need magnetid või siis antenn on ju, et või antennil siis see ots, kui me muudame need ära, ehk siis need magnetid, et ma ei ole piisav, selle muudame ümber, me oleme piisav ja jääme kindlaks sellele, et me oleme piisav, hakkame me seda endale ligi tõmbama. Ehk mida rohkem tööd me teeme iseenda sees, seda rohkem hakkab välismaailm seda meile peegeldama. Ehk siis, mida rohkem mina tean, või nagu ongi see, et ma olen muutnud oma uskumuse ära, et ma olen piisav ja mida rohkem ma tean seda, et ma olen piisav, seda rohkem ma tõmban oma ellu kogemusi, mis siis tõestavad mulle kogu aeg, et ma olen piisav. Ma saan hakkama asjadega. Ja see järjest nagu kasvab ja võimeneb, aga ma saangi oma elus palju rohkem asju tehtud, sellepärast, et mul on uskumus, ma olen piisav. Ma olen piisav täpselt sellisena, nagu ma olen. Ja ma jõuan, jaksan palju rohkem. Täpselt samamoodi ma olen loonud oma ettevõtte, tulnud välja sellest, et ma kartsin esineda, ma kartsin olla kaamera ees, sest vanasti oli, kui keegi võttis telefoni välja, et kuule, teeme pilte, siis Maris pani jooksu, et ma vältisin täielikult kaamera ees olemist ja mis nüüd? Ma olen täna teie ees ja räägin teile selliseid asju, mul ei ole hirmu, mu jalg ei värise all. Ma naudin seda kui suures ja see on täpselt see sama asi. Ma arvasin, ma ei ole piisav ja ma ei ole tähtis. Ma olen nähtamatu. Kõik siuksed uskumused olid, mis tekitasid siis pani minu ego mängu, mis tekitasid ka minu jaoks siis hirmud, kus tuligi esinemise ja kaamera hirm. Ja see põhiuskumus oli seotud siis sellega, et olla nähtav. Minu uskumus oli, et mul ei ole õigust elada. Mul ei ole õigust elule. Mul oli siuke uskumus, mis siis panigi mind rohkem olema siis nähtamatu, jääda tahaplaanile. See oli ka põhjus, miks ma näiteks pildile ei tahtnud jääda. Või alati, kui pilti tehti, siis mina läksin taha ritta niimoodi, et jumala eest mind põhimõtteliselt pildi peale näha ei ole, et kuskilt võib-olla üks silm paistab, on ja. Et kuna ma tahtsin jääda nähtamatuks. Ja see tuli sellest, et ma arvasin, mul ei ole õigust elada. Mul oli uskumus, mul ei ole õigust elada. Sealt tulid ka näiteks lisaks veel need igasugused enesetapumõtted ja kõik siuksed asjad. Et see kõik on omavahel seotud, mis on nagu, võtame siis minu puhul, 5 aastat tagasi, kui keegi oleks rääkinud mulle selliseid asju, siis ma oleks saatnud nad kuke pea või sinna sammusesse. Et see ei ole nii lihtne. Elu ei saa nii lihtne olla. Kusjuures elu on veel lihtsam, kui me ette kujutada suudame. Sest tegelikkuses on see, et kui me vaatame iseendasse, tegeleme iseendaga, laseme välja oma tõelise mina,
armastame oma tõelist mina, siis me oleme võimelised nägema oma neid kõiki uskumusi, neid hingehaavu ja tegelema nendega, siis me lõpetame üks asi ka teiste süüdistamise, sest me mõistame, et neil on samamoodi mingid magnetid. See, et minul on magnetid, ei tähendab või nagu selles suhtes, et meil kõigis on olemas need magnetid, mis tõmbavad meie ellu olukordi. Kui sa kahtled selles, siis ole hea, mõtle oma elus läbi mingi asi, mingi olukord, mis on pidevalt korduses sinu elus olnud. Minul on hea näide, näiteks ongi suhetega seotult, siis mul on mitmeid suhteid või siis olukordi, isegi võib-olla ei ole päris suhtesse läinud, aga mingite nagu meestega seotult, on mul olnud selline olukord, kus minu asemel on valitud keegi teine, mind ei ole aktsepteeritud, siis mind on reedetud, mind on petetud, kõik siuksed asjad. Ja need kordusid kogu aeg. Erinevate inimestega, väikeste muutustega, aga kordus põhiasi. Reetmine, petmine ja siis minu asemel valiti keegi teine. Need olid need kordused, mis käisid minu elus. See ei tähendanud seda, et see iga aastane oli, aga see oli nagu nende nagu, kuidas ma ütlen siis põhimõtteliselt enamus kaaslastega, kellega ma olen kokku puutunud, on olnud selline olukord. Või siis inimene, kes mulle on nagu väga meeldinud, kellest ma olen väga huvitatud olnud, siis ta on samamoodi valinud kellegi teise minu asemel. Ja need olukorrad on tegelikult iga kord olnud minu jaoks nii-öelda õppetund, ehk siis see, et mulle tuldi näitama, näe, vaata nüüd palun peeglisse, sul on need uskumused, need magneti uskumused, millega on vaja tegeleda, et sa saaksid seda muuta. Sinu enda sees on olemas see magnet, mis tõmbab selliseid olukordi ligi. See on üks näidetest. Minu elus on neid erinevaid kordusi olnud väga palju ja ma ei osanud neid näha. Nende kordustega on see, et algselt tullakse, näidatakse sulle hästi leebelt seda. Näe, vaata, sul on siin sees midagi. Siis iga korraga see läheb järjest raskemaks seda, kuidas meile näidatakse seda, sest me ei õppinud. Me ei vaadanud endasse, vaid jäime kas siis ohvrirolli süüdistama teisi. Mina olen istunud ohvrirollis ikka väga pikka aega, ma arvan mingi 10 aastat oma elust. Ja ma süüdistasingi teisi. Samas nagu, ma tahtsin kõigile head ja ohvrirolli puhul, minu puhul tekkis pigem veel see, et jah, mingil määral ma süüdistasin teisi, aga mu süüdistus oli iseenda vastu ka. Ma süüdistasin iseennast. Ja tegelikult ohvriroll, et sa süüdistad ka iseennast. Jah, siin tuleb inimestel vastakaid arvamusi nüüd, sest mõne jaoks ohvriroll ongi ainult see, et kogu maailma või et kogu maailm on minu vastu, ja siis kõik teised tahavad mul halba. Et sa ei oska näha enda siis osalus selles kõiges nendes olukordades ja nendes, Aga minu puhul oli, miks kuulusin mina ka sinna hulka, oli see, et ma tõstsin ennast ka sinna joone taha. Ehk siis sinna väljapoole. Ja selle tõttu oli ka see, et mitte ma ei süüdistanud nagu ennast niimoodi, et ma ise olen kõiges süüdi päris niimoodi. Või tegelikult see tuli ka,
aga nagu, et oligi see, et ma näitasin veel näpuga enda poole. Et ma panin nagu ta enda siis veel enda ette seisma põhimõtteliselt ja sina oled süüdi. Et aga jah, see ohvri roll on päris kerge tulema ja kus see tuleb, see on siis meie ego kaitse. Et ära jumala eest vaata, et sul on sinu sees on need magnetid, mis seda kõike meie ellu tõmbavad. Ego ei tasu nagu pahaks panna selles suhtes, et ta üritab tegelikult kaitsta. Ta päriselt üritab sind kaitsta selle eest. Lihtsalt see kahjuks teeb kahju, aga ego seda niimoodi ei näe. Ja selles ohvri rolli sattumise puhul see on ülikerge. Meie maailmas on see hästi kerge, see ohvri rolli sattumine. Et sest meie inimesed ei ole harjunud iseendasse vaatama, iseendaga tegelema. Siin tuleme siis, miks see nii on. See on põlvkondadest edasi kantud. Põlvkondades ka meie esivanemad ei rääkinud, mis nende sees toimub, ei olnud lubatud. Samamoodi eriti veel meeste puhul nutmine nõrkadele. Samamoodi on väga paljud naised ka üles kasvanud sellise teadmisega tegelikkuses, et nutmine nõrkadele, mis sa pillid siin, mida sa endast arvad, kõik siuksed asjad, et juba vanast east või nagu vanadest aegadest ei olnud normaalne jagada ja rääkida siis enda sees toimuvast iseendast. Jah, see, et kuidas mul täna läks, on ja, et mul läks täna hästi, ma ei tea, käisin täna toidupoes, on ja, see oli kogu lugu, millest räägiti. Vanasti oli nagu, ma ei saa öelda päris keelatud, aga vaikimata siis siuke nii-öelda see keeld oli, et ei räägita. Kui palju saladusi salastati ära vanasti? Oli nii palju asju, millest üldse vanasti räägitud. Samamoodi, kus see veel tuleb, eriti veel eestlaste puhul, siis kui oli Nõukogude Liidu see teema, siis varjati näiteks Eesti lippu, räägiti või salaja kuskil kottpimeduses, ma ei tea, keldris kuskil salaja räägiti eesti keelt üldse. Kõik need asjad on siis inimestega kaasa käinud, ehk siis põlvkonnast põlvkonda, et need harjumused on tulnud kaasa ja tänaseks me oleme jõudnud siis hetke, kus me ikka veel elame seda sama mustrit välja, et endasse vaatamine on vale, endast rääkimine sellisel kujul nii avatult on vale. Õnneks jah, tänasel päeval on see nihe toimunud, kus siis väga paljud inimesed ongi tulnud välja, hakanud sellest rääkima, hakanud sellele tähelepanu pöörama, samamoodi nagu mina, et ongi inimestele nagu teejuhid, mentorid, coach'id, koolitajad, kes õpetavad inimestel vaatama iseendasse. See ei ole vale. See on parim asi, mis sa saad enda jaoks teha. Et väga paljud inimesed arvavad, et kui ma teen hästi palju tööd, et siis mul on raha ja siis ma saan endale kõike lubada ja siis ma olen õnnelik. Ei. Tegelikult on parim asi, mis viib sind elus edasi, on see, kui sa hakkad enda sisse vaatama, endaga tegelema, ennast siis tervendama, vabastama, muutma oma neid uskumusi ehk neid magneteid enda sees, et viskad valed magnetid välja ja õiged paned sisse, vot see hakkab muutma sinu elu. See, et sa rapsid tööl, et meeletut raha kokku ajada, lõppkokkuvõttes sa, kuna sul on need uskumused enda sees, siis sa ei aja seda raha kokku sellisel kujul. Jah, sa võid saada mingi tunnik raha, aga sa ei ole õnnelik lõpuks selle rahaga. Et see kõik on omavahel seotud ja
paljud inimesed ongi nagu nii konfliktis, et mida teha. Sest õnneks jah, tänasel päeval räägitakse hästi palju, endaga tuleb tööd teha ja just nagu vaimse poole pealt, et jah, kõik see füüsiline pool, et sul füüsiline keha oleks terve, et sa jood vett, sa magad korralikult, teed trenni korralikult, kõik see pool, viibid värskes õhus, see kõik pool on ka oluline. See kuulub samamoodi sinna hulka, aga see tuleb sul automaatselt, see muutub automaatsemaks, mida rohkem sa hakkad iseendaga tegelema, iseendaga rohkem sõbraks saama ja avastama, kes sa tõeliselt oled. Sest kui sa tead, kes sa tõeliselt oled, siis sa tõstad ennast oma elus esikohale ja sellega seoses sa tead, kui oluline on sinu jaoks puhta vee joomine, uni, et sa saaksid toimida, jõuaksid asju teha, et sa puhkad välja. Sul tekivad automaatselt prioriteedid. See, et sa teed füüsilist trenni, käid värskes õhus jalutamas, see muutub sinu jaoks automaatseks sellepärast, et sa hindad iseennast. Sa väärtustad iseennast, oma keha ja sa tead, et sinu kehale on kasulikum mitte see magus, vaid hoopis siis võib-olla juurviljad, köögiviljad, puuviljad, et sa hakkad neid tegema ja sa hakkad neid automaatselt tegema. Ma võin näiteks tuua minu vanasti siis praetaldrik koosnes lihast ja siis võib-olla oli mingi paar kartut ka sinna kuskil ära mahutatud. Tänasel päeval ma olen selle automaatselt endale siis mitte nagu päris konkreetselt oma mõttega oleks teinud seda, aga mida rohkem hakkasin iseennast hindama, seda väiksemaks muutus selle liha portsjon seal taldrikul ja hakkas sinna juurde tulema kõike muud. Ja see muutus minu jaoks automaatselt, lihtsalt ühel hetkel ma avastasin, et ma ei söögi liha nii palju, et ma ei tahagi. Mul ei ole seda vajadust. See kõik tuleb sellest, kui mul on magnet, ma väärtustan ennast. Ma olen väärtuslik. Ma olen väärtuslik ja ma hakkan automaatselt tegema asju, satun olukordadesse, mis siis tõestavad seda, et ma olen väärtuslik ja ongi sellega automaatselt ma vähendasin lihakogust oma elus. 5 aastat tagasi ma arvasin, et seda ei juhtu elu sees. Sest minu jaoks mulle meeldis liha, ma nautisin seda liha ja kõik muu. Tänasel päeval ma ei eelistagi, ei ole enam nagu see, et liha peaks esimene olema minu toidulaual. Aga jah, et need muutused tekivad sellest, mida rohkem me lähme endasse, hakkame enda sees tegelema nende siis magnetitega, sealt ongi need hingehaavad, see on see juur see ja hakkamegi tegelema nendega, siis hakkab muutuma kõik muu ja siis tekivadki need võimsad magnetid, mis hakkavad tegelikult siis tooma meie ellu olukordi, rõõmsaid, õnnelikke, täpselt siukseid, mis siis tõestavad, et ma olen piisavad, ma olen väärtuslikud ja kõik siuksed asjad. Hakkame neid ligi tõmbama ja mida rohkem me neid ligi tõmbame, seda rohkem kõik need vanad minevikus siis kogemused ja asjad lähevad siis järjest hakkavad ununema, sest uued tulevad peale. Millega siis ego näeb, see ei olegi enam ohtlik, kuule, see on päris hea. Ja tal hakkab lahustama ka neid hirme, mis meis on. Nii et absoluutselt kõik asjad meie elus, mis meie elus toimuvad, on seotud meie endaga. Ja põhitõde on see, et kui sa ei ole rahul oma eluga,
või on mingi eluvaldkond, see ei pea tähendama seda, et sa ei ole üldse oma eluga rahul. See võib olla lihtsalt mingi eluvaldkond, millega sa rahul ei ole. Näiteks ma ei ole rahul, ütleme mingi rahalise seisuga oma elus, siis tuleme jälle tagasi selleni, et see saab alguse kõik sinust endast, sest sa ei ela tõelise endana, sul on mingi uskumus, mis ei lase sulle seda rahalist poolt nagu jooksma. Et miks ei tule raha või raha lihtsalt ei voola. Raha energia. Et raha on puhas energia, ta voolab, teda on mega palju. Kõigil on selleks võimalus saada, hoida, anda ära. Et see on täiesti olemas. Lihtsalt meil on mingi uskumused või mingid asjad, mis siis ei lase meil seda raha endal nagu lubada. Kas siis lihtsalt suuremas koguses ei lase või siis on mingid muud asjad ja alati ei pruugi need uskumused olla puhtalt rahaga seotud, vaid võivadki olla uskumus, ma ei ole väärtuslik või et ma ei vääri. Need on kaks siuksed uskumust, mis on hästi tihti seotud. Ma ei vääri ja ma ei ole väärtuslik, et nendega seotult mul on need uskumused, ehk siis ma ei vääri seda raha. Ma ei ole väärtuslik, et omada seda raha ja sealt tulevad need. Ja vahet ei ole, mis eluvaldkonna sa võtad. Ükskõik, mis eluvaldkonnas on sul mingid olukorrad suhetes, vahet ei ole, kas sõprus või perekonna või siis kaaslasega suhted, sealt tulevad väga vahvad uskumused. Siis samamoodi karjäär, õpingud, huvid, hobid, et absoluutselt kõik eluvaldkonnad, mis meie elus on, need on kõik seotud sellega, et kui sa ei ole näiteks mingis asjas rahul, siis see on seotud meie sees, on mingi magnet, mis tõmbab seda olukorda meie ellu, et näidata, näe, sul on mingi uskumus. Ja sellega seoses. Nii, vabandust. Et sul on mingi uskumus sinu sees ja see on vaja ära muuta ja kui sa seda ei tee, siis kordub see olukord või see olukord jätkub, kuni siis tekib meile tunne, et meil on vaip jalge alt ära tõmmatud. Ütlen ausalt, vaip jalge alt ära tõmbamine on veel leebe. Ma arvasin ka vanasti, et see on ikka väga julm, aga kui sind kaljult alla lükatakse, võt siis see on juba julm, sest siis sa jõuad põhja. Et ma ei soovita. Et ma soovitangi võtta kätte. Omast kogemusest ütlen, et seda on 1,000,000 korda lihtsam teha siis coach'i, mentori, koolitajaga koos. Omal käel võtab see tunduvalt kauem aega. Palju raskem on enda sisse näha, sest coach, mentor ja teejuht või nõustaja näitavad sulle. Nad ütlevad, näevad susse või annavad sulle koheselt neid asju kätte. Et nad peegeldavad sulle juba seda kõike, mis sul on vaja teada. Kas nad siis ütlevad otse, peegeldavad, aga nad annavad sulle kogu selle info, mida sul on vaja. Mina vanasti arvasin ka, et mul ei ole vaja kedagi. Tänasel päeval ma saan aru, et see on parim asi. Et omanda coach'i isiklikult mul nüüd või coach, mentor, koolitaja on neid varasemalt olnud nagu sihuke vilksamisi natukeseks, aga nüüd on mul juba pikemat aega ja tuleb veel. Et ma näen, kui oluline see on. See muudab elu, ta reaalselt annab sulle siis selle pildi, paneb sulle selle pildi sõnadesse, selle peegelduse kasvõi, kui sa ei saa muidu aru. Et muuta sinu elu päriselt kergemaks, lihtsamaks
ja sinu sisse tekiks need magnetid, mis tõmbavad tegelikult seda head ligi, mitte seda jama, mida me ei taha. Ja võin öelda siis see, kui sa lihtsalt oma mõttetasandil võtad, et või nagu igapäevastes mõtetes, et väldid lihtsalt mõtet, et ma mõtlen nüüd positiivselt, on ju, et kõik on hästi, siis see ei muuda neid magneteid meie sees. Neid saab muuta teistmoodi, sest need on nii sügavad, et see, et sa lihtsalt igapäevaselt ainult mingit asja kordad, see võtab väga kaua aega, et need magnetid ära muuta. Et see on ikka väga keeruline ja pikk protsess. Mitte, et see kahju teeks, aga ma soovitan, kui sa soovid kiiremat tulemust, siis coach, mentor, koolitaja, teejuht, nõustaja, soovitan neid. Jah, tasub valida, kes. Mina isiklikult soovitan ennast, sest ma olen kõik selle läbi teinud. Ja kui ma sulle sobin, siis olen väga oodatud. Mul on loodud 3 coaching'u programmi, kus meil toimub siis iga nädalased kõned, suhtlused, vestlused, kus ma siis annan sulle järjest nagu vajalikku infot konkreetselt sinu puhul, et kindlad praktikaid või tehnikaid, mida on sellel hetkel vaja nagu sul läbi teha. Saame arutada, saame rääkida ja saan sulle siis anda seda vajalikku, mis sul sellel hetkel vaja on. Ja lisaks on siis, miks ta coaching'u programm on, lisaks selleks, et sa saaksid sellest veel rohkem, sest iganädalased kõned on head asjad, aga et sul oleks veel tuge ja toetust, siis ma olen pannud kokku siis ka lisamaterjalid, mida sa saad läbi töötleda, et asi läheks kiiremini. Sa saaksid kiiremaid tulemusi, et sa näeksid neid tulemusi kiiremini ja jõuaksid tõelise endani, õnneliku eluni, et neid siis magneteid enda sees välja vahetada, ümber muuta. Sellepärast on siis lisaks veel läbitöötlemiseks siis lisamaterjalid, millega seoses saame veel lisaks arutada, jagada, mis annab nagu palju võimalusi. Aga jah, et ma tõesti soovitan coaching'u programmi valida. Peale coaching'u programmi on ka tegelikult mul täiesti olemas kursused. Kursustest on ka hingeavad, mis siis räägibki nendest siis kõigest, kus meil on see kõik juurpõhjus siis põhimõtteliselt, kus meil kõik see asi on nagu meie sees hakanud neid magneteid tekitama ja kõike seda olukorda meie ellu tõmbama. Et seal me lähme nagu päris sügavale nende hingehaavadega täpsemalt. Siis tee iseendani kursus, kus me siis vaatamegi järjest rohkem iseendasse, avastame iseennast, tõstame siis enesehinnangut, enesekindlust, julgust, enesearmastuse teemad lähevad ja muudame neid siis magneteid enda sees ehk siis uskumusi ja väga palju muud. Et annab hästi suure nagu ülevaate ka, et miks sul mingite asjade vastu on huvi ja mingite asjade vastu mitte ja väga palju. Lisaks on veel siis enesehinnangu tõstmise kursus, mis on uus kursus tulnud välja nüüd, et seal me tegelemegi enesehinnangu tõstmisega, et enesehinnang saada kõrgemaks ja siis samamoodi, et ka räägime eneseväärtustamisest ja enesekindlusest seal. Et see on päris hea kursus, kus olla. Siis on südamesoovide kursus, kus me vaatame siis lähemalt, mis on sinu südamesoovid, mis sa tõeliselt südames tahad, kuhu oma elus nagu liikuda võiks ja mis nendega teha, et nendeni jõuda. Siis on veel alustavate algtalade kursus,
kus siis me alustame sellega, et iseendasse vaadata ja tegeleda iseendaga. Et mina isiklikult soovitan Tee iseendani kursus, sest see on põhjalikum, pikem ja on ligipääs sul kauem kõigele selle materjalidele. Et mina soovitan pigem seda, aga see on sinu valik, kas et milline on sinu jaoks siis kõige sobivam, sellepärast on neid erinevaid. Ja siis kursustega seotud on ka olemas toetusgrupp. Coachingu puhul on ka toetusgrupp olemas täiesti. Ja lisaks siis tuleb kursuste puhul igakuine siis video või siuke webinar, kus siis me räägime lähemalt erinevatest siis mingitest teemadest, mis on siis aktuaalsed, et saate kaasa rääkida, küsimusi esitada ja vasta. Et coachingu puhul seal on ka, aga ta on natuke teistmoodi tehtud tänu sellele, et inimestega on iga nädalaselt kõne eraldi. Et seal on rohkem selline, et kes soovib ja kes ei soovi. Ja siis see ei ole veel kõik. On ka meil tegelikult membership, kogemus ja elamus membership olemas, mis siis on niimoodi, et meil on lühiversioon, mis on siis siuke odavam, aga seal on nagu hästi, või nagu ma ei saa öelda pinnapealselt, lihtsalt seal on vähem teemasid, kus on siis võetud nende teemade puhul nagu see asi siis teatud teemad ja need on nagu mindud siis sügavamale teatud teemadega. Pikk versioon siis kogemus ja elamus membershipil on, kus on väga palju erinevaid teemasid, millega minnakse sügavale. Ja membershipi puhul on siis pika membershipi puhul on iganädalased kõned, mini membershipi puhul on siis 1 kord kuus kõne. Et kus saab siis esitada küsimusi siis ja pika puhul on veel see, et seal võtame uue teema iganädalaselt, räägime aktuaalsest teemast, mis siis sellel hetkel selles kogukonnas siis kõige aktuaalsem on. Räägime lähemalt, võtame läbi ja teeme mingeid praktikaid ja tehnikaid ja mini membershipis on siis 1 kord kuus selline kõne, kus räägime nendest aktuaalsetest teemadest. Et ja siis sellel kogemus ja elamus siis membershipil, mis on siis pikem, et sellel on 2 varianti ka, et on kuutasuga ja on ka siis, et saad aastase tasu maksta korraga. Aga sellised on need vahvad kohad. Mina isiklikult soovitan siis 9-kuulist coachingu programmi, kus sa saad väga suure siis hüppe oma elus tehtud selles punktis, kus sa täna oled. Selle 9 kuu pärast, kui sa vaatad tagasi, siis sa ei tunne seda inimest ära, kes sa täna oled. Et sellepärast ma soovitan nagu seda, aga samamoodi kõikide teiste kursuste coachingu programmide membershipidega sa jõuad ka väga kaugele. Et lihtsalt teatud nendes võtab kauem aega ja kui sa lähed ikkagi ainult südamesoovide kursusele, siis sa saad ainult südamesoovide kursuse infot, on ju. Et siis sa saad selle ainult. Aga jah, selles 9-kuulises coachingu programmis esiteks meil on iganädalane kõne. 9 kuud järjest on väga pikk aeg, kus siis on sul tugi taga. Imeline teejuht, on ju, kes siis aitab sul iganädalaselt oma protsess või nagu endaga tegeleda ja
samamoodi siis kõik see ülejäänud materjalid on hästi toetavad ja aitavad sul jõuda nagu väga kaugele. Kui sa coaching usse päris ei taha tulla, siis tee iseendani kursus on väga hea valik, kus saab ka väga palju ja membership ja siis pikk membership. Või suur membership õigemini. Et need on nagu 3 sihukest kõige põhilisemat, mida ma nagu soovitaks, kui sa tahad nagu minna sügavale. Kui sa oled alles alustav ja ei tea, mida valida, siis kõik ülejäänud on väga head valikud, kust algust teha, sest alati on võimalus minna liikuda veel edasi nendest väiksematest. Aga see on puhtalt teie valik. Mina jään ootama teid siis kogemus- ja elamusperekonda, et liituda, ma ei tea, kas läbi kursuste membershipi või siis coaching'u programmi. Olete väga oodatud. Ja sellega seoses ma teen ka teile pakkumise. Ehk siis praeguses seisus 9-kuulise coaching'u programmi pakkumine on hetkel see, et te saate selle poole hinnaga. Ja siis tee iseendani kursus samamoodi poole hinnaga ja siis membershipi siis aastane liitumine on ka poole hinnaga. Et igast asjast on üks siis poole hinnaga. Et jään teid ootama. Minu arust väga lahe, et poole hinnaga saada selliseid asju. Kuid see on teie valik. Olge tublid ja kohtume juba siis kogemus- ja elamusperekonnas. Tšau!